Hea vaataja, eelmises videos, kus oli juttu ristimisest, siis rääkisin ristimise vajalikkusest ja selle tähendusest. Selles videos siis räägin ka sellest, mis on seotud ristivanematega, sest need küsimused ikka ja jälle üles kerkivad ja aastas ikka päris palju kordi nendel teemadel tuleb rääkida. Nendele, kes siis esimest korda oma lapse ristivad või sageli ka neile, kes teist või kolmandat korda lapse ristivad, sest sageli jääb ristimise vahele nii palju aega, et ununeb ära, mismoodi need tingimused olid esimese lapse puhul ja siis ongi vaja seda üle küsida. Nagu eelmine kord sai räägitud, siis ristimine on üks kõige olulisem talitus inimese elus. Ja kui me lähtume sellest, et tavaliselt ristitakse lapsi, siis kui ta on veel väga väikene imik, siis ta ju ei mäletagi oma ristimise päeva ja täitsa vabalt võib juhtuda, et kahjuks ka sirgudes jääb siis ristimise päev kuskile varju. Ja mul on olnud ka juhuseid, kui koolis olen õpetanud, kus on erinevate teemakäsitluste puhul tulnud see välja, et näiteks 5. klassi laps ei teagi, et ta on ristitud. Samuti ka täiskasvanute puhul oleme seal täheldanud, kui tullakse leerikooli, et inimesel ei ole sugugi seda kindlust, et ta on ristitud. Ta ütleb, et vist olen ja siis ta peabki kas kodust üle küsima või siis igaks juhuks kiriku raamatutes vaatama või tunnistust otsima, et siis saada see veendumus ja teadmine, et ta on ristitud. Nii nagu juttu oli, siis ristimine on väga tähtis talitus inimese elus ja see omakorda tingibki selle, et tegelikult ei peaks seda ära unustama, vaid selle teadmisega, et ma olen ristitud, võiks inimene elada igapäevaselt ning sellest tulenevalt ka tunnetada ja tajuda seda jumalikku hoidmist ning armu, mida inimene siis just selle teadmise kaudu saab ka endas teadvustada, et ma olen ristitud, ma olen taevas isa laps, ma olen Jumala hoole all just selle imelise sakramendi tõttu. Ja sellepärast, miks ma seda räägin, on väga oluline roll just nimelt kindlasti lapse vanematel, aga täna siis tahaksin eriliselt rõhutada ristivanemate tähendust ja ristivanemate rolli. Kui ristivanematest rääkida, siis esimene küsimus, mis alati küsitakse, on seotud sellega, et kui palju peab olema ristivanemaid. Siin on toodud neid vanu näiteid, kus poisil on 3 ristiisa ja 2 ristiema ja tüdrukul siis vastupidi 2 ristiisa ja 3 ristiema. Ja sageli ka küsitakse, et kas neid tõesti nii palju on vaja. Jah, me tänapäeval võime öelda, et loomulikult neid nii palju ei ole vaja, sest ka tol ajal, kui ristivanemaid hästi palju prooviti leida, oli ju peamiseks põhjuseks just nimelt see, et sageli ju laps pidigi kellegi hoole alla jääma, sõltuvalt siis haigustest või mingitest muudest hädadest, mis tõi kaasa selle, et lapse vanemad võisid aegsasti surra ja see siis ristivanemad olid otse kui turvavõrgustik sellele lapsele selles tähenduses, et kui midagi peaks vanematega juhtuma, siis on tal olemas need, kes võtavad ta kasvatuse täiesti hoolitsemise enda peale. Ja just see on ka see põhjus või see arusaam, mida siis ka tänapäeval sageli arvatakse, et ristivanema peamine ülesanne on, et kui lapse vanematega midagi peaks juhtuma, et siis ristivanem võtab selle lapse eest hoolitsemise enda peale. Minu praktikas on 2 sellist juhtumit, kus on selgelt teada, kus ristivanemad on võtnud hoolitsuse lapse eest enda peale. Aga üldjuhul, kui ka sellised traagilised sündmused aset leiavad, kus laps jääb oma vanematest ilma, siis üldjuhul on selle vastutuse võitjad kas siis vanavanemad või siis onud tädid ehk siis seesama siis sugulased on lähedased, on need, kes siis
selle orvuks jäänud lapse eest nii-öelda hoolitsema hakkavad. Aga ma ütlen veel kord, et neid juhuseid on ääretult vähe ja selle mõttekäigu taustal, mida ma eelpool kirjeldasin, ongi siis jäänud varju tegelikult need kõige olulisemad ülesanded, mida siis ristivanem peaks eneses kandma. Ja kui palju neid ristivanemaid on siis vaja, siis ma loodan, et ka nende ülesannete kaudu see teadmine ka igaühesse teist tuleb ja võin siiski etteruttavalt öelda, et jah, et seda miinimum- ja maksimummäära ei ole paika täpselt pandud, on öeldud, et vähemalt üks ristivanem võiks olla, me ütleme, et kui on 2, siis on hea, aga rõhutan, et kui nüüd ei ole ristivanemaid, siis alati võib tulla rääkida koguduse õpetajaga, seda teemat arutada, leida võimalus siis, kuidas ristivanemaid saada, et igal juhul ei tohiks jääda lapse ristimata jäämine selle taha, või ristimine selle taha, et ristivanemaid ei ole. Kui ei ole ristivanemaid, siis laps peaks saama ristitud, aga kuidas seda siis teha, kuidas seda lahendada, siis sellest tasuks kindlasti oma õpetajaga rääkida. Aga hea on, kui on lapsel ristivanemad. Seda ma siin rõhutan ja kui neid on 2, on väga hea, kui neid on 3, on ka väga hea, veel parem. Ja miks see number on siis nii-öelda kasvavas suuruses, ütlen, et see on väga hea, siis põhjuseid on tegelikult päris mitmeid, aga nendest ma räägin nüüd siis järgemööda. Meie siin Kaarli koguduses anname ka välja sellise ristimise tunnistuse lapsele, aga meil on ka ristivanema tunnistus ja siin ristivanema tunnistuse siseküljel on siis toodud ka välja need ristivanema siis ülesanded, mida oleme pidanud oluliseks, et need kirja saaks pandud. Ja kõige esimene ülesanne, mida ristivanem siis peab tegema või täitma, on mina palvetan oma ristilapse ja tema pere eest. Ja see on üks asi, mida ma kindlasti väga tähtsaks ja oluliseks pean, sest isegi siis, kui ristivanemad on eemal, kui nad ei saa ristilapsega kohtuda nii tihti kui tahaks, kolitakse teisele kontinendile ja jäävad need vahemaad nagu kaugeks, kuigi tänapäeval ju tehnilised võimalused annavad võimaluse suhtlemiseks ka ilma füüsilise kontaktita, siis palve on midagi sellist, mis mitte kunagi ei karda riigi piire, palve jaoks ei ole ajavööndeid, palve jaoks ei ole erinevaid vahemaid, et palve on see, mida saab teha sõltumata sellest, kas sa oled ristilapsega koos või mitte, kas sa oled talle lähedal või siis nagu aru võib saada kaugel. Palvetada ristilaste ja tema pere eest on väga hea ja esmane ülesanne, mida iga ristivanem saab teha. Ja palveväest ma siin ei hakka rääkima, aga põgusalt võin öelda, et on küllalt neid juhtumeid, kus inimesed on ootamatult ütelnud, et vaata, et üks mingi probleem nii ootamatult lahenes, et ei tea, kuidas see võis juhtuda. Ja siis taustalt tegelikult käib läbi see, et on olemas need inimesed, kes selle inimese mure pärast on palvetanud, kindlasti oma vanemad, aga ristivanemad on need, kes seda teha saavad. Ja nüüd, kui mõelda sellele, et kui on lapsel vanemad, aga on üks ristivanem, siis on juba 3 inimest, kes lapse eest palvetavad, kui on 2 ristivanemat, siis on juba 4, kui on 3, siis 5 ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles mõttes selline palvevõrgustik tegelikult siis iga lapse ümber kujuneb, kui tal on ristivanemaid rohkem. Muidugi on ju ka teisi inimesi, kes lapse eest saavad palvetada, aga ütleme nii, et kohustusena on see kindlasti ristivanematel heas mõttes turjal. Teine punkt on see, mis me oleme kirjutanud, mina juhin ja suunan ristilast kirikusse, pühapäevakooli ja lasteüritustele. See on nüüd siis seotud kristliku kasvatusega, sest tõesti see on hästi oluline ning tähtis, et me ka lapsi, kes on ristitud, siis ka ju tegelikult selle ristiusuga tutvustame, selle
põhiolemuste alustega tutvustame ning seda neile ka siis edasi anname ja nende võimaluste kaudu, mida siis kirikul pakkuda on ja need üldjuhul said ka siin üles loetletud. Ja loomulikult selle juurde oleks hea, kui käib ka meie isa palve õpetamine ja üldse selline vaimuliku elu ka normaalseks kasvamiseks selle tagamine, et seda kõike, mis on seotud usuga, uskumisega, nende keeruliste küsimustega, mis kindlasti lastele mõttesse tulevad, olgu siis kannatustest või ka surmast, et kindlasti siin ristivanem saab olla suureks abiks ja toetajaks kõigile vanematele. Siis selline viimane, mida ma tahaksin eriliselt välja tuua, siin on neid punkte rohkem, aga aja kokkuhoiu mõttes selline kolmas on see, et mis on seotud siis ka ristimise päevaga, et selle tähtsaks pidamisega. Jällegi, kui küsida inimeste käest, et kas sa tead, mis kuupäeval sa oled ristitud, siis alles hiljuti, olles koos siin teoloogia üliõpilastega, siis küsisin ka nende käest, et kas te teate, mis kuupäeval te olete ristitud, siis ega oli 1 või 2 sellest 6 seltskonnast, kes ütles jah, et tema teab, et tegelikult, kes me ikka lastena ristitud oleme, ega me juba seda kuupäeva väga täpselt ei tea. Aga ristimise päeva meelespidamine on oluline, sest ristimise päeva meelespidamise kaudu me teadvustame ka lapsele seda, et ta on ristitud. Eriti kui laps on väiksena ristitud, siis on hästi hea, kui ristimise päeval või siis sellele järgneval eelnevatel päevadel saadakse kokku ristivanematega ja lapsega ja siis süüdatakse ristimise küünal ning räägitakse sellest ristimisest. Nii et ma olen isegi mõnikord öelnud, et teil oleks hästi vahva, kui üldjuhul olen lapsed harjunud pidama sünnipäeva ja oodatakse jõuluid, et siis ka need lapsed, kes on ristitud, ootaksid veel ühte tähtsat päeva iga aasta ja selleks on nende ristimise päev, sest nad teavad, et sellel päeval saame kokku, võib-olla teeme midagi koos, ristivanematega koos ja räägitakse ristimisest, et see päeva teadvustamine on kuidagi iseenesest mõistetav ja oluline ning tähtis. Ja sellest tulenevalt siis ka kinnistub lapses see kuupäev, et ta teab, mis päeval on ta ristitud ja kõige tähtsam selle juures on, et teadvustub see, et ma olen ristitud. Need olid põgusalt siis ristivanema ülesanded ja nüüd siis veel ka sellest, et mida siis peaks tegema, et ristivanemaks saada või mis on ristivanemale tingimused. Et see on sagedane küsimus, kus küsitakse, et miks peab ikka ristivanem olema ristitud ja leeris käinud ja miks ma selle siia lõppu jätsin, siis ma usun, et tegelikult nende ülesannete täitmise juures on juba täiesti aimatav, miks see on tähtis, et inimene, kes tahab ristivanem olla, oleks ristitud ja leeris käinud, sest kas või seesama rääkimine kristliku usu alustest lapsele, palvetamine, pühakirja lugemine, armulaual käimine siis ristivanemal, et need oleksid iseenesest mõistetavad asjad, mida siis inimene, kes ristivanem on, et edastada ja üle anda, õpetada, juhatada last, et siis see oleks ka temale selline igapäevane elu lahutamatu osa, et tal oleks vastavad teadmised, vastavad oskused, et kui laps saab suuremaks ja küsib, et kuule, miks te mind ära ristisite, mida see ristimine mulle annab, et siis see ristivanem oleks ka teadlik ja koguduse liikmeks olemine, leerikoolis eelnevalt käimine, ju need põhiteadmised ristiusu alustest annab. Ja see on ka põhjus, miks me tahame, et vanemad oleksid ristitud, leeris käinud, ideaalis veel abielu laulatatud. On teatud tingimustel, kus me ütleme ka seda, et jah, et kui nüüd lapse isa ei ole nõus või ema ei ole nõus leerikooli minema, aga et üks lapsevanematest on leeris käinud, siis ka siin on teatud vastutulekuid tehtud, aga ideaalis on ikka see, et lapse
vanemad on samuti ristitud, leeritatud ja et on ka siis ristivanemad, kes on ristitud ja leeritatud, sest siis nad saavad ka neid ülesandeid, mida nad endale altari ees altari ees olles võtavad, on ka võimalik täita. Ja hästi oluline on veel see ka, et kuna kiriku keelt kasutades öeldakse, et laps ristitakse vanemate ja ristivanemate usu peale, siis ka ju altari ees nii vanemad kui ristivanemad tunnistavad oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Ja kui jällegi neil ei ole selle usu sisu teada, mida see tähendab, et sa usud Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse, pühasse vaimusse, siis pannakse inimene otse kui olukorda, kus ta peab tunnistama midagi, millest ta tegelikult ei ole teadlik. Ja minul on ka üks selline juhtum, kus mingite kummaliste asjaolude tõttu leidis aset see, et ristivanemaks oli nõus hakkama inimene, kes pärast talitust tuli ja ütles, et teate, et mis nüüd saab, et mina tegelikult üldse Jumalat ei usu ja minule kõik see usuga seonduv on vastuvõetamatu, aga ma olin nõus olema ristivanem, sest nad on mulle head peretuttavad ja olen selle perega tihedalt seotud, aga vot nüüd ma olin otse kui olukorras, kus ma pean tunnistama midagi, mida ma ei usu ja mida ma õigeks ei pea. Et mis nüüd saab ja loomulikult ei saa selline inimene olla ristivanem ja ta oli ka loomulikult seda ise aru saanud ja tema küsimus, mis nüüd saab, oligi tingitud sellest, et kuidas ta nüüd nii-öelda siit edasi saaks minna, et ta seda vastutust kindlasti endale ei taha võtta nende ülesannete puhul, mis siis selles ristimise tunnistusel nii-öelda ette said loetud ja usutunnistus, mida ta tunnistas, et ka see, kuna ta seda ei tunnistanud, et siis kuidas siit edasi minna ja loomulikult me selle olukorra ka lahendasime, aga et selliseid asju ei juhtuks, siis on see, miks kirikus nõutakse, et peab olema ristitud ja leeris käinud, et miks peavad olema nendel, kes last ristivad, need elementaarsed baasteadmised ristiusu olemusest. Selles videos nüüd saigi siis räägitud kõik need olulisemad teemad ristimisega seonduvalt ära. Igal juhul, kui alati küsimusi tekib, siis on hea pöörduda ning küsida juba otse siis oma koguduse vaimuliku käest, et kuidas ja mismoodi see kõik täpselt veel juurde käib, aga usun, et need põhiasjad said siin selles videos ära räägitud. Nii et kandkem seda ristivanema koormat ja isegi siis, kui lastega tihedasti ei kohtu, siis olgu meil see meeles, et palvetada me ristilaste eest saame ikka ja pean ka ise küll omale tuhka pähe raputama ja ütlema, et ei ole ma alati kõige parem ristivanem ja on ka erinevaid olukordi, mis seda põhjustab, et see ristivanema ülesanne on jäänud kuskile taustale, aga siin julgen küll öelda, et see, mida ma oma südames alati kannan, on, et vähemalt kord nädalas ma püüan kõikide ristilaste eest mõnes palves ka olgu siis hommikul või õhtul või pühapäeval kirikus ka palvetada. Nii et see on see, mida me alati saame ristivanematena teha ja ka siis, kui lapsed on kasvanud suureks, siis ristivanemad me oleme tegelikult nendele lastele kogu eluks. See tähendab, et me palvetada saame nende eest ikka ja alati, sõltumata sellest, kui vanad nad on või kus nad siis ka ei oleks. See oli siis video ristivanematest ja ristivanemate ülesannetest ja järgmiste kohtumisteni.